Tuleb tunnistada, et Euroopa Parlamendi valimised on väärikamad ja põnevamad kui meie teised valimised ühel lihtsal põhjusel. Võim ei ole mängus, kodune võim ei ole mängus. Ja ka see, et saadikukandidaatidel isegi kui nende eetiline baas või taust seda võimaldaks, ei ole võimalik kanda väga lamedaid valimislubadusi stiilis, et me tuleme Euroopa Liiduga ja asfalteerime ära teie külatänava. Tuleb arvestada sellega, et olla 1/6 enam kui 700 hulgas ei tähenda probleemide tsaarina lahendamist, vaid tähendab koos liikumist ja võimaluste nägemist, kus neid asju annab endale ja oma maale kasulikult liigutada. Sellepärast ma küsingi nii, et ma loomulikult ei oota valimislubadust. Aga kui 5 aasta pärast on aeg kokkuvõtteid teha ja Marju Lauristin on 5 aastat esindanud Eestit Euroopa Parlamendis, mis tulemused peaksid olema selleks hetkeks saavutatud, reaalsed ja käegakatsutavad tulemused kõikide juhuste ja võimaluste ärakasutamiste koostöös, et selle 5 aasta järel võiks öelda, et jube hästi läks? No kõigepealt muidugi ma ütleks niivis, et kõigepealt peaks siis paluma, et Jumalat nii öelda, et 5 aastaks ikka tervist jätkuks. Ma väga loodan, et see nii on. Seepärast, et see on ikkagi üsna suur koormus. Ma loodan, et see on ja kui vaadata nüüd selle aja peale ette, siis mida mina kindlasti tahaksin saavutada on see, et see sama sotsiaaldemokraatlik fraktsioon Euroopa Liidus, kuhu mina ju siis läheksin, kui mind valitakse ja mis on Euroopa Parlamendi 1-2 suurimast, millest sõltub tegelikult kõigi otsuste tegemine. Seepärast, et tegelikult midagi ei võeta vastu, kui sotsiaaldemokraat vastu on ja tegelikult peaks olema nemad ka väga paljudest algatajad ja on ka paljudest algatajad. Et see sotsiaaldemokraatlik fraktsioon ise oleks eeskujuks nüüd ka teistele selle sama ida ja lääne või uute ja vanade liikmesriikide üksmeele poolest. Tähendab, koos Poola, koos tšehhide, koos lätlaste, leedukate ja nii edasi, me peame saavutama selle, et Euroopa Liidu välispoliitika muutuks ühtsemaks. Et oleks sama ühtne seisukoht, mis puudutab idapartnerluspoliitikat, mis puudutab Venemaad ja et tõepoolest oleks ka realistlik arusaamine meie lääne partneritel sellest, mis need probleemid on ja kuidas neid tuleks tegelikult lahendada. Sest praegu ikkagi näeme seda, et sellist ühtsust ei ole ja selle saavutamine on tegelikult väga-väga raske ja ega siin sotside fraktsioonis ei ole asi teistmoodi kui mujal, mõnes mõttes võib-olla isegi keerulisem. Nii et ma arvan, et see on, ma pean enda üheks väga oluliseks ülesandeks seda üksmeelt nagu luua ja saavutada. Suuremat mõistmist üksmeelt uute ja vanade liikmesriikide vahel. Teine asi on konkreetne, ma tahan minna sotsiaalkomisjoni. Ja sotsiaalkomisjonis seal on mitmed sellised üsna konkreetsed, ütleme, Euroopa poliitikad, millest siis ka peaks komisjon või Euroopa komisjoni juhinduma, mis puudutavad ka Euroopa rahade kasutamist ja nii edasi. Ja seal kindlasti ma tahaksin tugevdada seda osa, mis läheb siis sotsiaalpoliitikale, mis läheb näiteks ühelt poolt alushariduse ja kogu selle hariduse tugevdamisele, mis läheb sellele, et meie noored saaksid käia rohkem praktikal, kui nad näiteks õpivad kutsekoolis, kutsehariduses, eks ole, rakenduskõrghariduses, et peaks mitte minema Eestist ära, et omada neid kogemusi, vaid et Euroopa rahadega mitte ainult siis ülikoolid üliõpilastel, mis praegu toimib, aga ka kutsehariduses ja rakenduskõrghariduses oleks niisugune toimiv üle-euroopalik selline süsteem, et noored tunneksid tõesti, et nad saavad parima hariduse ja hariduse, mis kogu Euroopas on võrdne. Teine on see, et siiski mulle tundub, et peaks hakkama üle vaatama Euroopa seda üldist sotsiaalturvalisuse nagu tagamise süsteemi ja mul on vara ütelda, mis on need konkreetsed ettepanekud, seepärast, et selleks peab sinna nendesse sadadesse, tuhandetesse ridadesse ja paragrahvidesse koha peal süvenema, vaata, mis need võimalused on, aga minu meelest on vaja teatud selliseid ühiseid kokkuleppeid, et tagada näiteks kas või see, et teatud erialal, ütleme kõrgharidusega erialadel Euroopas see palgatingimused läheksid võrdsemaks, kui nad praegu on. Ja
ja samuti noh, kui me räägime siin veel niisugustest sotsiaalsetest asjadest, siis küsimus on ka sotsiaalkindlustuses, näiteks küsimus tööandja kindlustussüsteemidest tähendab. Ühesõnaga on teatud asju, mida Euroopa Liit võiks natukene täpsemini ka oma liikmesriikidele noh, nii-öelda mitte ette kirjutada, aga võib-olla siis noh, seada nagu sihiks või anda ka Euroopa näiteks rahalist tuge teatud asjadele, puutuvad sotsiaalkindlustuse arengut ja neid teemasid, mida oma rahadega teha ei saa. Ja nii et ma arvan, et niisuguseid sotsiaalseid teemasid on palju. Ja siis on mul muidugi üks asi, mis on minu jaoks niisugune noh, erialaselt oluline. See on need direktiivid, mis puudutavad ringhäälinguid, rahvusringhäälinguid ja kultuurivaldkonda. Näiteks kas või praegu on üks väga tige teema on e-raamatu käibemaks. Kui meil on muidu raamatu käibemaks madal, siis e-raamatut vaadatakse kui mingisugust üldse mitte nii-öelda kultuurinähtust, vaid pigem mingit sellist, noh, ma ei tea, tehnikatoodet, ütleme niiviisi. Nii et ma tahaksin osaleda ka haridus- ja kultuurikomisjoni tööst nii palju kui võimalik ja just selles osas, mis puudutab selliseid rahvuslike ringhäälingusüsteemide, rahvuslike kultuurisüsteemide, nende toetamise reegleid, mis praegu liiga palju lähtuvad äriloogikast. Siin ma arvan, on võimalik ka tuua sisse mingeid muutusi, nii et mul on raske praegu selles mõttes ette näivatada, et ma tahan niisugust seaduse muudatust seal teha, sest seda süsteemi peab enne seestpoolt väga põhjalikult tundma õppima. Seal on väga pikk kogu see protsess, see on küllalt keeruline. Aga noh, vaadates, mida on suutnud meie saadikud, mida on suutnud teha näiteks kas või Ivari Padar, eks ole, mis puudutab neid põllumajandusasju, eelarvepoliitikat, mida on suutnud teha näiteks Tunnekelam, näiteks viies sisse seal kas või sama noh, kommunismi hukkamõistmise ja nii edasi, on näha, et ka üks saadik on võimeline viima ellu küllalt olulisi asju, kui ta suudab kaasa tõmmata seda oma fraktsiooni või kui ta suudab oma komisjonis olla küllaltki mõjukas. Nii et noh, esimene ülesanne ongi saavutada selline mõjukus, saavutada siis see keskkond ja minna seal edasi. Nii et jah, ma arvan, et ma aega ei raiska kindlasti seal. Viimane küsimus on niisugune korduma kippuv ja praegusel ajal kohustuslik küsimus, aga ma ei saa seda jätta küsimata üheltki Europarlamendi saadiku kandidaadilt. See puudutab meie praegust välispoliitilist situatsiooni ja naised on näidanud ning Marju Lauristil on olnud see võimalus ka veidi enam kui 20 aastat tagasi näidata isiklikult, et siis kui mehed hakkavad vaprust üles näitama, siis naised on tegelikult sisemiselt tasakaalukad ja näevad asju natukene kainemalt ja selgemalt. Kui suur siis see oht on, et meil tuleb lähitulevikus tegemist mingisuguste territoriaalsete jamadega seoses Putini Venemaaga? No, ütleme niiviisi, siin on nüüd mitu asja. Kõigepealt on näha, et tõepoolest Putini poliitika on läinud ikkagi väga agressiivseks. Ja ta püüab kasutada kõiki võimalusi, et neid Venemaaga piirnevaid riike, neid, mis on veel tema aarde ulatuses, neid siis oma aardesse saada nagu Ukraina, aga ütleme sellised nagu meie, kus ta selgelt, minu meelest on sellest küll aru saanud, et tema käpp nii-öelda otse ei ulatu meilt mingeid tükke haarama. Tähendab, seda ma ei arva, et meil niisugune otsene selles mõttes sõjaline oht võiks olla, aga ta on näha, et ta praegu proovib provotseerida, nii kaugele minna, kui saab ja vaadata, mis juhtub. Kusjuures kasutada selleks ka selliseid teatud mõttes sisepoliitilisi hoobasid, kõik võimalikke, eks ole, propagandavahendid ja nii edasi. Nii et minu meelest on siin praegu vaja olla nagu mitmel tasemel vägagi valvas ja väga valmis. Lähtudes võib-olla enda elukutsest, ma hakkaks peale sellest samast propagandast ja infosõjast. Mulle oli väga muret, et Eesti ei ole väga niisugune nagu väga tubli ja tugev olnud seni selles, kuidas moodi informeerida ja veenda meie oma inimesi ja ka meie venekeelset elanikkonda. Ja kuidas moodi olla nii kaugel, et kui Putin hakkab tulema välja mingite selliste isegi võib-olla absurdsete asjadega, nagu ta Ukrainas proovis, et Euroopa Liit on üks niisugune õudne rõhuja, eks ole, ja tema tuleb päästma siis neid vaeseid vene inimesi seal Harkovis või kuskil Euroopa Liidu ja Ameerika rõhumise eest. Et siis näiteks oleks nii kaugel et meie vene elanikkond, kes siin võiks olla ju kõige tugevam niisugune nagu vastuargumendi esitaja, võiks täiesti veendunult öelda,
öelda, et jah, et kõik see, mis me oleme saanud, olles Euroopa Liidus, et see ise näitab, et meie jaoks on tegelikult see tee ainuõige tee ja et Putin tegelikult toob kaasa nendele venelastele, kes näiteks Ukrainas elavad ja teda kuulavad, ikkagi mitte õnne või õnnetust. Ma arvan, et siin küsimus sellest, kuidas moodi meie seda teeksime, mismoodi siin toimetada, ei ole ainult muidugi jutt sellest, mida me räägime, vaid sellest, mida me teeme. Näiteks ma hiljuti nägin võrdlusandmeid Vene elanikkonna ja Eesti elanikkonna haavatusest Euroopa projektidesse, mis on üsnagi venekeelsete nii asutuste, ettevõtete, inimeste kahjuks. Tähendab, me ei ole olnud hoolsad riigina ka, et kaasa tõmmata nendesse võimalustesse võrdselt eestlasi ja venelasi. Siin on ka infoteema, info ei liigu. Siin on ka see, et meie võrgustikud ei ole koos, näiteks samad igasugused projektid, seal ei ole niiviisi, et ollakse koos, vaid seal on jälle see niisugune rahvuslik eraldatus. Tähendab, selles mõttes ma ei räägi mitte siin mingist meie propagandavõimekusest, vaid meie sisulisest võimekusest tõmmata venekeelne elanikkond nagu sellesse meie niisugusse nagu koos arengusse sellisel määral partnerina, et ta tunnetaks ja oleks kindel vastu astuma igasugustele provokatsioonidele, mis tulevad Venemaa poolt. See on minu meelest üks kõige tähtsam asi. Ja siis on teine asi, mis puudutab nüüd seda, ütleme, kas või kõige halvemat stsenaariumit tõepoolest, kus võib Putin proovida mingite provokatsioonidega lausa piiri ületamistega nendega. Võt siin olen mina küll väga veendunud selles, et see, et meie piir praegu ikkagi on see sama lukk ei ole kinni, et see ei ole meile kasuks. Jätta mingisugused niisugused asjad praegu lahti annab võimaluse Putinile, kes on meister demagoog ja meister pöörama enda kasuks kõiki, mis tahes kahemõttelisi olukordi, tegelikult kasutada seda ära. Ja ma arvan, et praegu on tõepoolest see piirileppe asi, siin ma loen ka neid just väga isamaalisi arvamusi, et meil ei ole seda vaja, eks ole, ja kõike näitame Putinile koha kätte sellega, et me piirilepet ei sõlmi. See oleks umbes nii, kui me annaksime meie majja tungivale röövlile koha kätte, näitame sellega, et ma sind ei karda, ma jätan uksegi lahti. see vist ei ole päris mõistlik. Ja mulle tundub, et praegu siiski me oleme toimunud selles mõttes väga, väga arukalt, et ja muidugi oleme näidanud, et meil tõepoolest see meie kuulumine NATO-sse ja Euroopa Liitu on väga tugev argument, et me oleme suurendanud tähelepanu oma sellisele kaitsevõimakusele, aga ma arvan, et paralleelselt sellega me peame palju rohkem tähelepanu pöörama sellele, mida nimetatakse tänapäeva maailma niinimetatud pehmeks jõuks. See tähendab väärtustele, inimeste veendumustele ja sellele, et tõepoolest mitte ainult eestlased, vaid ka siin elab venekeelne elanikkond tunneks, et see Eesti tee on õige ja Putini tee on vale. Aitäh, Marju Lauristin!